Pidurdamisel ja kokkupõrkel mõjuvad autole jõud, mis muudavad auto kiirust ja liikumise suunda. Need jõud mõjutavad vaid autot, mitte teid, autos istujat. Teie jätkate liikumist algses suunas ja peaaegu sama kiirusega, kui teid miski paigal ei hoia. %80 kokkupõrgetest toimub suhteliselt väikestel kiirustel, nii 40–50 kilomeetrit tunnis. Aga see kiirus on enam kui piisav, et tekitada inimestele tõsiseid vigastusi. Terves maailmas tehakse tõsist uurimistööd, et paremini aru saada, mis juhtub kokkupõrke ajal autode ja autos sõitjatega. Turvavarustus täiustab autotööstus pidevalt, kuid meil jääb sageli puudu teadmistest, miks ja kuidas seda kasutada. See film näitab teile, mida igaüks teist võib teha, et vähendada vigastusi ja võimalust autosõidul surma saada. Kahtlemata on turvavöö teie auto turvavarustuse kõige tähtsam osa. Õigel kasutamisel on ta elupäästja, kuid ebaõigel kasutamisel ta kaitset ei paku. Kokkupõrkes kiirusel 50 kilomeetrit tunnis paiskub inimene edasi jõuga, mis umbes 40 korda ületab tema kehakaalu. Keerdunud ja vigastatud turvavöö sellist koormust alati välja ei kannata, ta võib lihtsalt rebeneda. Turvavöö peab autos inimest kinni hoidma ja tema hoogu pidurdama. Mida lähemal on vöö kehale, seda paremat kaitset ta pakub. Lõtv turvavöö laseb teid põrkuda vastu rooliratast või auto sisemust enne, kui ta teid kinni hoida jõuab. Seepärast pinguta turvavööd alati pärast kinnitamist ja veendu, et ta liibuks keerdumata vastu keha. Turvavöö on autosse paigaldatud nii, et ta kataks inimese luustiku selliseid osi, mis taluvad suuri koormusi. Turvavöö peab kulgema kaela lähedalt otse üle õla ja rindkere ning üle reite puusaliigese lähedal. Kui turvavöö jätab õla kaelast liiga kaugele vabaks, on teil võimalus kokkupõrke ajal autost välja lennata või kui vajub rindkerel liiga madalale, purustab ta teie roided. Viimaste murdunud ja teravad otsad pöörduvad sissepoole ning võivad rebestada kopsu või südant. Samuti võib liiga kõrgelt üle kõhu kulgev rihm vigastada pehmeid siseorganeid ja põhjustada sisemise verejooksu. Kui istute autos paksudes talveriietes, võib turvavöö nende peal asetuda valesse asendisse. Seega on oluline, et te paigutaksite turvavöö alati keha ligidale, paksude pealisriiete alla. Mõnedes autodes on võimalik reguleerida turvavöö kõrgust. Paljude aastate jooksul tehtud uuringud on tõestanud, et täiskasvanute ja laste puhul pole ka kaela lähedal vastu keha liibuv turvavöö ohtlik. Turvavööga kinnitamata on enam kui 5% lastest, kui neid sõidutatakse kooli või lasteaedas. Peamiselt siis, kui lasteasutus paikneb elukoha läheduses ja sõidukiirused on väikesed. Ent enamik õnnetustest juhtub just nendes igapäevaselt tavalistes olukordades. Raskete tagajärgede tekkeks ei pea kiirus iseenesest olema suur. Piisab 20–30 kilomeetrist tunnis nii laste kui täiskasvanute puhul.
Kõige ohutum viis lapse sõidutamiseks on paigutada ta koos turvaistmega seljaga sõidusuunas. Selliselt hoiab iste last nagu süles ja jaotab kokkupõrkel mõjuvad jõud lapse kehale ühtlasemalt. Seljaga sõidusuunas tuleks last sõidutada võimalikult kaua, seni kuni väikelaps seljaga sõidusuunas asetatud istmesse mahub. Ka veidi suuremad lapsed vajavad turvaistet selleks, et turvavöö pakuks neile täielikku kaitset. Laste, vaagna ja puusaluud pole täielikult välja arenenud. Seepärast on oluline, et turvavöö kulgeks neil üle reite. Siin aitab turvavöö iste. Ilma istmeta paikneks vöö liiga kõrgel lapse kõhul. Sinna soonides võib see tekitada tõsiseid sisemisi vigastusi. Turvapadi on hea abimees, mis kokkupõrke korral väldib teid põrkumast vastu rooli, armatuurlauda või esiklaasi. Kuid turvapadi on ohut ainult siis, kui teie turvavöö on õigesti kinnitatud. Nii juhile kui sõitjale on väga ohtlik istuda turvapadjale liiga lähedal, sest see avaneb väga suure jõuga. Turvapadi on mõeldud täiskasvanute kaitseks. Seetõttu ei tohiks turvapadjaga varustatud kõrvalistmel olla alla 140 cm kasvuga sõitjaid. Kui autos on ka kõrvalistuja jaoks turvapadi, siis on lapse sõidutamine sellel istekohal seljaga sõidusuunas olevas turvahällis või turvaistmes keelatud. Turvaiste ei talu turvapadja avanemisel tekkivat suurt jõudu ja selle tagajärjed on lapsele surmavad. Enne kui hakkate kasutama lapse turvaistet, tuleb turvapadi auto hooldusjaamas eemaldada või välja lülitada. Laialt on levinud arusaam, et tagaistmel on ohutum istuda kui ees ning tagaistmel ei pea turvavööd kinni panema. Kuid see on vale. Kui tagaistuja paisatakse kokkupõrkel ettepoole umbes 3 tonnise jõuga, siis eesistuja turvavöö ei ole nii tugev, et taluda topeltkoormust ning mõlemad sõitjad paisatakse vastu esiklaasi. Esiistmel korralikult kinnitatud juht või sõitja võib hukkuda vööga kinnitamata tagaistuja poolt antavast löögist ka nii väikesel kiirusel kui 40–50 km tunnis. Kokkupõrkel tagant tuleva löögi korral mõjuvad kaelale ja seljale kolossaalsed jõud. Väga tõsised kaelavigastused võivad tekkida juba nii väikesel kiirusel kui 20 km tunnis. Et vähendada sellise vigastuse võimalust, tuleb istuda nii, et selg oleks seljatoele ja kukal peatoele võimalikult lähedal. Seljatugi tuleb tõsta enam püstiasendisse ja peatugi tõmmata nii kõrgele kui võimalik, eriti kui te olete pikka kasvu. Peatoe ülemine serv peab ulatuma pealae kõrgusele. Salongis olevad lahtised esemed muutuvad kokkupõrkel ohtlikeks lendobjektideks. Rasked esemed ei ole kunagi soovitav hoida sõitjate ruumis lahtiselt. Pakid asetage alati pagasiruumi või pagasikaitse taha. Paigutage need võimalikult kaugemale pagasiruumi sisemusse ja tihedalt seinte ligi. Igal võimalusel kasutage kinnitusaasasid ja kinnitusrihmu, et kokkupõrkel ei paiskuks esemed läbi pagasikaitse sõitjate ruumi. Kui pagas siiski pääseb liikuma, võib ta kokkupõrkel purustada tagaistme seljatoe ja vigastada sõitjaid. Kui pakid tuleb asetada istmetele, kinnitage need turvavööga. Teede ehitamiseks kulutatakse miljoneid kroone. Samuti muutuvad aina paremaks autod, mida me kasutame. Sellele vaatamata hukkub liikluses või saab vigastada ikkagi liiga palju inimesi. Kuid ka teie ise saate paljudki ära teha.
Ettevaatusabinõuna ainult mõned lihtsad toimingud ning teie ja kaassõitjate ohutus kahekordistub. Veenduge, et turvavöö on piisavalt pingul. Paikneb kaela ligidal, kulgeb diagonaalselt üle õla ja ringkere ning rõhtselt üle puusade, olles oma laiema osaga pööratud reite poole. Pingutage turvavööd veel täiendavalt, et ta liibuks vastu keha nii tihedalt kui võimalik. Veenduge, et iga autos istuja oleks turvavööga kinni ning lastel oleks kaalule ja kasvule vastav turvavarustus. Lülitage autoesinduses kõrvalistuja turvavõdi välja, kui soovite last sõidutada seljaga sõidusuunas või kui esiistmel istub alla 140 cm kasvuga sõitja. Kontrollige, kas iste ja peatugi on õiges asendis. Tõstke istme seljatuge püstisemaks ja kontrollige, kas peatugi pakub peale piisavat toetust. Pidage meeles autos kinnitada kõik lahtised esemed. Paigutage pagas pagasiruumi ja kinnitage sõitjate ruumis olevad pakid turvavööga. Turvalist teekonda!